Tere! Rohevälk alustab. Oma varasemates rohevälkudes oleme korduvalt jõudnud tõdemuseni, et rohepöörde õnnestumiseks kõige kriitilisem tegur on üksikisiku kasu või kodanike kasu. Ja lisaks me oleme tuvastanud, et reeglina kipuvad selles protsessis võitma eelkõige aktiivselt osalevad inimesed. Ja sellest tulenevalt on üsna lihtne tuletada sealt jätkuküsimust, et kuidas seda kasu tegelikult mõõta ja maksimeerida. Meie avasaates Ahven rääkis oma kogemusest, kuidas ta energeetikat ehk siis päikseenergeetikat ja ehitamist omavahel sidudes oma koduõues kasu maksimeerib. Samas Rainer rääkis kasust Saare maakonna võtmes. Madis Müür investorina tõi sisse ühe väga huvitava uuringu tulemuse, millest ta väitis Briti kogemusele tuginedes, et roheinvesteeringud, edukad roheinvesteeringud on nagu kõige olulisemad inimeste käitumismalli, käitumisharjumuste muutjad ja sinna juurde Indrek ütles, et pangandus on nii-öelda siis neid investeeringuid kahel käel vastu võtmas ja kui need kaks asja omavahel kokku panna, nüüd Madise ja Indreku jutt, siis tegelikult lava selliseks struktuurseks muutuseks on valmis, vägagi valmis ja ootab uusi osatäitjaid. Kõikide nende juttude selline lühike ühine nimetaja on raha. Ja ühest küljest on raha üsna mõõdikuna, üsna konkreetne. Kuid teisest küljest, arvestades seda, kuivõrd erinevad võivad olla need rahateenimise viisid, siis ka piisavalt abstraktne. Ja seetõttu ongi me tänase jutu sisuks, rohevälgu jutu sisuks, kuidas me seda kasu mõõdame, kuidas seda kasu maksimeerida. Ja meil on palutud asja avama kaks eksperti, Kristi Saare, kes on investor ja lisaks nii-öelda investeerimistegevusele siis nii-öelda investeerimishuvi tagantkihutajana ka koolituste korraldaja. Blogspotide korraldaja ja elluviija ja nii edasi. Ja Peeter Vihma, kes on sotsioloog, filmirežissöör ja kodanikuaktivist. Ja ma arvan, et see kooslus siin on igati hea seda kasu mõistet avama, defineerime ja selle suurendamisvõimalusi avama. Peeter, kuidas ja mismoodi seda kasu mõista ja kuidas seda sellisel kujul, nagu sina aru saad, seda maksimeerida seda kasu? Juba sissejuhatuses ütlesid, et raha on abstraktne ja hea mõõdik, aga me kahjuks ei saa raha süüa, teda ei saa selga panna, temaga ei saa maja ehitada. No maja kütta võib-olla lõpuks saab. Aga me teame seda, et on üks selline hea uuring, mida tasub tsiteerida. Ja see uuring ütleb, et inimeste õnn on korrelatsioonis nende sissetulekuga kuni umbes $75,000 aastas. Siis korrelatsioon õnnega ei ole enam üldsegi seotud. Ehk siis raha võib olla, inimene sellest õnnelikumaks ei muutu. Ja eks selle taga on ju see arusaamine, et kas või näiteks ärimaailmas räägitakse, et mitte kasust, vaid väärtusest sageli. Me pakume väärtust, eks ole, me loome väärtust. Ja nüüd, kui hakkate mõtlema, et mis on väärtus, mida inimene vajab või soovib, siis neid väärtusi, ehk see, mida me väärtustame, on väga erinevat moodi. Loomulikult raha on universaalne mõõde mingis mõttes. Kuid kui me hakkame täpselt vaatama, siis me näeme, et näiteks me väärtustame loodust, me väärtustame oma vabadust ja autonoomsust, sõltumatust kellestki, me väärtustame näiteks kollektiivkogukonda, oma sõpruskonda, naabruskonda, suhtlust. Nii et neid väärtusi, mis energeetikas on tegelikult seotud ja igasuguses äris, on mitmeid. Ja kuna me täna üheks teemaks on kogukonnapõhine energeetika, et siis need väärtused on seal esiplaanil. Vähemalt sama olulised, kui seda on lihtsalt see, et elekter tuleb
kuskilt, raha tuleb kuskilt ja neid väärtusi on siis võimalik seal nagu siis otseselt saada. Ehk siis parandan mind, kui ma eksin. Saan ma õigesti aru, et raha mõõdikuna, kasu mõõdikuna on nii-öelda lineaarne mõõtühik kuni teatud määrani. Sinu näite puhul 75 000 $. See oli jah, see oli konkreetse uuringuni, aga sealt edasi on palju olulisemad asjad. See on natukene nagu Maslow püramiidi värk, et teatud asjad peavad sul olema kaetud, sealt edasi on olulised muud asjad kui igapäevased vajadused. Ma ei ütleks, et on mingi määr ja siis hakkavad muud asjad oluliseks saama. Pigem sageli on hoopis vastupidi. Kui sul ei ole üldse mitte midagi, siis ütleme, et $100 asemel sa hea meelega võtaks hoopiski viilu leiba. Nii et need ei ole nagu selles mõttes lineaarselt seotud omavahel, vaid pigem inimese vaatenurgast mõtestatuna. Raha on asendus mingi muu väärtuse jaoks. No nii, siin oleks nüüd investori vaadet kindlasti asjale vaja, et Kristi, mida sa selle erinevate väärtuste jutu peale, Peetri jutu peale ütled? Jaa, ega investorina ei saa üle ega ümber sellest, et mis sest, et see raha on lineaarne mõõdik, siis kui me räägime sellest, et mingeid asju, tehnoloogiaid, valdkondi on vaja arendada ja sinna raha sisse panna, investoril ei ole mõtet sinna raha sisse panna, kui sealt midagi tagasi ei tule. Et kui sealt midagi tagasi ei tule, siis me räägime heategevusest, ei ole ka nagu probleemid, inimesed võivad ju heategevusega tegeleda, aga kui me räägime investeeringutest, me loodame sealt saada mingisugust tootlust. Ja praegu me õnneks oleme ju tegelikult jõudnud sinna punkti, et kui me hakkame sellise rohelisema maailmavaate peale vaatama, siis see teema on väga populaarseks saanud, ettevõtete need ESG mõõdikud ja kõik on väga kuumad, fondid peavad aru andma, et kui palju nende investeeringuid on juba seal vastutustundlikutes valdkondades, et selle koha pealt ei saa asjast üle ega ümber. Aga selle raha paigutamisega ja selle rahalise kasumiga on see, et Eestis näiteks me oleme jõudnud nii kaugele, et meie investor kogukonnas on üha rohkem inimesi, kellel on see luksus mõelda nende muude väärtuste peale, et kui ma oma raha kuskile investeeringusse suunan, et ma tahaks, et see raha, et ta teeb kasu maailmale, ühiskonnale, keskkonnale või ka lihtsam on see, et ma ei taha, et ta teeks kahju. Et üha rohkem on investoreid, kes mõtlevad, et ma ei taha, et minu portfellis oleksid relvatootjad või tubakafirmad või et ei olekski naftaenergeetikat ja muid valdkondi või ettevõtteid, ma ei tea, mis toetavad diktaatorlikke riigikordi, et selle peale üha rohkem mõeldakse. Aga siin on see probleem, et kui tavaline väike investor mõtleb, et ma nüüd tahaksin hakata investeerima ja ma tahaksin olla roheline ja vastutustundlik, siis tal on väga keeruline kuskilt pihta hakata, et kui ta astub panga uksest sisse, et palun nüüd andke mulle hea, arusaadav, mõõdetav ja tootlik investeerimistoode, kus ma võib-olla ka näiteks väikestest summastest saan pihta hakata, siis on natukene keeruline. Ehk sa ei saa nagu raha tegelikult selleks, et asjadesse, mis head justkui nagu toodaksid lihtsalt raha, ei enda ega siis pangaraha. Aga sa võid sellele küsimusele mitte vastata, sest see on üsna isiklikku laadi. Aga ma ei jäta seda küsimust küsimata. Nii. Et sinu enda valikutes, see do not harm, see on selge, eks ole, sa püüad seda nagu vältida, aga sinu enda valikutes, kui sa nagu kiiresti pealt läbi lased, siis kui suur on roll nii-öelda sellel IRR-il või siis net present value'l ja kui suur roll on selle teadmisel, et aga pagan, seal see keskkonna või mis iganes muu hea nii-öelda mõju mängib sama suurt, väiksemat või suuremat rolli. Kui suur see proportsioon sinu nii-öelda otsustes igapäevaselt on? Seda on tegelikult väga raske arvesse võtta, sest näiteks kui me räägime kas või fondi investeeringutest, kogu see süsteem, kuidas hinnatakse seda vastutustundlikkut, jäskusuutlikkust, rohelisust, et kui sa võtad selle ESG reitingu ette ja siis seal on mitukümmend lehekülge väga detailset ja keerukat teksti, et kuidas nüüd hinnatakse, et kas selle ettevõtte skoor on 6 või 7, see on tegelikult väga raskelt arusaadav. Ja
ma olen nagu üritanud sellise tasakaalu luua, et minu portfellis on väga palju selliseid looduskallakuga isegi investeeringuid, nad on tulnud minu portfelli mitte ainult sellepärast, et nad on rohelised investeeringuid, vaid sellepärast, et nad on ägedad ideed, mis on lisaks sellele ka rohelised. Aga mul on tunne, et praegu tavainvestoril on võib-olla isegi lihtsam sellist rohevaadet enda elus rakendada ise igapäevase tegevusega oma enda valikud, kohalikud ettevõtted, mida ta toetab. Et ma ei tea, ma tunnen, et mul oleks nagu väga raske hinnata näiteks, kui mu portfellis on mingi ettevõte, mis tegutseb, ma ei tea, Indoneesias nende keskkonnamõju. Mul ei ole selleks tegelikult teadmisi ega võimekust, aga oma piirkonnas seda, et kui see tehas asub kuskil Tallinna piiri ääres, selle kohta ma saan kohalikust lehest lugeda ja saan aru, eks ju, mida ja kuidas seal tehakse. Peeter, tahad sa lisada midagi? Eks me elame ju praegu mingis mõttes ülemineku perioodil sellest, sest et meil on terve hulk tehnoloogiaid, mida paljud peavad vananenuks, eks ole, me teame juba mitukümmend aastat, et meil on terve hulk probleeme, mis on energia, prügi, jäätmetega seotud, meie toiduga seotud, eks ole, mis vajavad kiiret lahendust, sest et maailma rahvaarv kasvab ja see lihtsalt kõige suuremas perspektiivis peab mingi hetk muutuma. Nii et selles mõttes meil, tõepoolest meil on ühesugused tehnoloogiad, teised ja lihtsal inimesel on väga raske nende vahel vahet teha, eks ole. Aga kui me mõtleme ettevõtete toimimisele, siis nende taustal on social rights operate, ehk siis neil on põhimõtteliselt mingi riigi või tavaliselt on need riigid, annavad teatud struktuuri, mille sees toimida. Ja vähemalt, kui Indoneesiasse puutub, siis võib-olla tõesti, seal on keeruline, aga esiteks meil on üha enam regulatsioone, näiteks kas või Euroopa roheinvesteeringute taksonoomia, eks ole, ja loomulikult see on läbi räägitav, et mis näitab ka lihtsale inimesele, kas see on sobiv investeering või mitte. Teiseks, neid sertifitseerimise ja arusaadavaks tegemise vahelülisid tuleb pidevalt juurde, ehk siis meil on rohekurud nii-öelda või rohesertifitseerijad ja selles mõttes meil on ka näha seda, et inimesed ise otsivad ja püüavad mõtestada enda jaoks ja muidugi alati, siin tuleb mängu rohepesu, eks ole. Aga see, et selline, see näitab ju kõike seda, et teatud väärtused on pidevalt seal, eks ole, nagu sa ise räägid relvadest või diktatuurist, eks ole. Me teeme oma investeerimis või oma eluvalikuid alati lähtuvalt mingisugustest väärtustest, mitte ainult ja enne kõike selles mõttes rahast. Ja nüüd on loomulikult, ma rääkisin just ühe fondi valitsejaga, kes ütles, et põhimõtteliselt, kui inimesed nõuavad rohelisi investeeringuid, eks nad tulevad. Selles mõttes, et kui on näha, et see väärtus kasvab inimeste seas, seda nõudlus on olemas, siis ettevõtjad tahavad pakkuda. Võib-olla siin ongi see probleem, et nii-öelda nende roheinvesteeringute ehk siis nii-öelda need tehnoloogiad, mille tegelikult ellukutsumine on ikka pagana keeruline, see on 10 kordi keerulisem kui fintechis, eks ole, et ei ole nõudlust. Ta ongi nagu natukene selline ring, et see, et investorid on nõus raha kuskile sisse lükkama, ei tekita õhust neid rohelisi ettevõtteid, eks ju. Et peab tulema keegi selle idee ja ettevõttega ja mulle meeldib just, et see Single Earth founder, ma nägin kuskil podcastist, ütles, et ükskõik mida sa praegu teed, et lõpeta ära ja mine nagu climate tech, nagu see on tulevik, aga siin ongi natukene selline inimeste mõtteviisi selline raputamine, et see ei ole mingi probleem, mille keegi kuskil kaugel tulevikus ära lahendab ja meil siin Eestis, meil on ikka väga mugav, eks ju, meil on nagu rahulik kliima, meil on nagu kõik hästi ja me väga vähe tunnetame seda valu, mis kuskil taustal on, eks ju, ja siis meil on siin väga mugav vaadata, et okei, et kas ma nüüd valin nagu rohelist fondi või mitte, eks ju, sest et see justkui ei tundu hetkel väga meie teema. Üksikisikul, te rääkisid oma jutus alustavalt ka, et üksikisikul ongi nii-öelda erinevate otsuste kokkuviimine selline üsna keeruline protsess üldse investeerimistegevusega näiteks alustamisel, et mis nüüd oluline, mis vähem oluline, et lõpuks ikkagi jube lihtne on mõõta selle IRR-i või mis iganes finantsmõõdikud. Et aga ehk siis üksikisikul on keeruline.
aga milline on siin nagu kogukondade roll sellise kasu maksimeerimisel, kas pelgalt ühisplatvormil, ma ei tea, mingisuguste siis finantseerimisotsuste tegemine või on kogukondadel ka roll nii-öelda mingisuguse sellise ühise kasu tekitamisel, et meile kõigile sobib ühiselt selline asi, meil on ühiselt selline probleem. Kuidas sa näed nagu kogukondade rolli siin selle kasu, ka üksikisiku kasu nagu suurendamisel? Investeerimine on selline huvitav valdkond, et siin tuleb rolli selline asi nagu mastaabisääst. Et seesama igasugused regulatsioonid, asjad ja kõik, mis kehtivad, tähendab, et mida iganes sa tahad investeerimismaailmas teha, siis seal on kohe mingisuguse tasud, mingi juriidika, dokumendid, mis iganes, et üksinda hakata, ma ei tea, tegema ühistut, uut investeerimisettevõtet, panna fondi kokku, mis iganes, see on nagu mingi üüratu rahasumma. Ja see ongi see koht, et koos on lihtsam. Et Eesti mõistes, kui sa suudad juba Eestis nagu 10, 20, 50 inimest juba kokku panna, see on Eesti mõistes juba väga suur hulk inimesi, kellel on reaalselt juba sõnaõigust, kui me vaatame meil siin kohalike valimiste hääles, kui väikest häälesaaki on vaja, et kuskil KOV-is hakata midagi otsustama. No, mitte KOV-is, vaid ka isegi Riigikogus. Vaid ka isegi Riigikogus, eks ju, et tegelikult inimesed sageli arvavad, et peab väga suur hulk inimesi olema selleks, et midagi teha. Tegelikult juba mõnikümmend inimest, kes võtavad ette asja, keegi peab lihtsalt olema see teerajaja, kes läheb, et kui inimene läheb üksinda, siis ta on see üks hull, aga kui on juba 20 inimest, et okei, et siis nad juba nagu midagi teavad ja mõtlevad. Midagi peab olema, eks ole. Siia ma lisaks seda, et sotsiaalne liikumine ei alga mitte juhist, vaid teisest liikmest. Ava seda, see on iseenesest päris huvitav. Sellepärast, et iga hull võib pakkuda välja 10 ideed 5 sendi eest, aga kui ta suudab kellegi ära veenda, et see idee on hea, siis sellest algab tegelik tegutsemine. Ja kui sa ütled, et tõepoolest meil on ühest küljest mastaabiefekt, aga kui me räägime eriti säästuenergiast või säästlikust energiast, eks ole, tuuleparkidest, päikesepaneelidest, siis neid rakendatakse alati konkreetses kohas. See tähendab, et alati on seotud see ühe paigaga, meil on, sageli me räägime mingitest planeeringutest, aga ka seal on kohalikud inimesed, on üha enam seotud selle otsusega, nad vaidlustavad või vastupidi toetavad ühte või teist otsust. Nii et minu meelest see kui vaadata seda, kui tuuaks paralleel, et siis kindlasti nooremad kuulajad teavad sellist mõistet nagu indie-muusika. Eks ole, indie, tõenab sõnast independent. Ja see, ma ütleks, et see tehnoloogiline progress või protsess või progress, mis meil praegu on sarnane kui see, mis tekitas selle indie-muusika 70-ndatel, 80-ndatel. Suurte stuudiote asemel, kes tegid filme ja muusikat, tekkisid väikesed independent, sõltumatud plaadipoed, salvestusfirmad ja miks? Sellepärast, et tehnoloogia muutus odavamaks. Elektrigitarrid, lindistusseadmed, samamoodi täpselt nagu tuulikud, elektripaneelid ja mis me näeme on see, et sellest tootmiskorraldusest, eks ole, sõltumatust tootmiskorraldusest sai terve žanr, mis võiks öelda, et on üks populaarsemaid žanre tänapäeval. Nii et nagu see, et kuidas tehnoloogiline protsess ka seda sotsiaalse protsessiga ja sellega, kuidas me elame, millised meie väärtused on seotud on, et sellest on teisigi näiteid. Ma ei ole seda võrdlust indie-muusikaga või siis sellisest sõltumatusest nagu kunagi varem kuulnud nagu tänapäeva eluga võrreld. See on nagu hästi huvitav, et tegelikult see on ju mitte ainult energeetikas, vaid järjest enam, eks ole, jätame kõrvale sinna mingit sukust globaliseerumisest tulenevat, ma ei tea, Hiinast, Amazonist või kuskilt mujalt kaupade tellimist, eks ole, aga taoliste kogukondlike probleemide defineerimine ühiselt, eks ole, ja nendele nagu lahenduste otsimine, see on ju see, millest sa tegelikult nagu räägid, ehk et asjadest sõltumatult, kolmandast osapooltest nagu sõltumatult asjade lahendamine ja siin loomulikult taastuvenergia on hea vahend, sest ta võimaldab seda nagu teha.
No absoluutselt, et isegi kui me räägime väga suurtest süsteemidest, võtame näiteks ühe võimsa majanduse, võtame Hiina, eks ole, täielikult hästi kontrollib, mis tema pindalal toimub justkui, eks ole, käsuliin on väga hästi kohal, ei ole seda segavat demokraatiat ka seal vahepeal, eks ole, aga mida me näeme, see on see, et need käsuliinid, see informatsiooni levimine selles süsteemis muutub niivõrd keeruliseks, et alates 2000. aastate keskelt on Hiinas MTÜ-dele antud palju suuremad võimalused just koha peal nii-öelda järelevalvet teostada, sest et kui meil on suured, neil on loomulikult tehnoloogiad, mida paljudes riikides enam ei rakendata, eks ole, aga neil on suured keemiatööstused, elektritööstused ja nii edasi, nad lihtsalt saastavad selle keskkonna nii ära ja kuna käsuahelas toimub kõik nagu õlitatult, siis ei ole võimalik keskelt seda ka täpselt kontrollida ja selleks on vaja nii-öelda kohalikele MTÜ-dele, inimestele, kes hoolivad, kes panevad tähele, anda rohkem võimalusi ka kohtute kaudu näiteks riigiettevõtteid korrale kutsuda, nii et see kogukondlik nii-öelda selle suure süsteemi ja kogukondliku tasakaal peab igal juhul olema mingil määral. Kristi. Jaa, ma olen sellega nõus ja see just see mingil määral järelevalve küsimus, et kohalikud inimesed on need, keda see mõjutab. Ma arvan, et selle roheenergiaga üks teemadest, mis Eestis ka on, see not in my backyard, kehtib nii saastavale energiatootmisele kui ka Eestis ka see, et tuulikad ja päiksepaneelid on okei, aga nad võiksid aga kuskil teises maakonnas olla. Et seal nüüd ongi see küsimus, et keegi peab kuskilt mingi kompromissi tegema ja võib-olla järgmisel külanõukogul arutada selle asemel, et kas me nüüd on Kiigeplatsile uut kiike vaja, et äkki meie kogukonnas, et kas me suudame nüüd kokku leppida selle koha, kuhu need päiksepaneelid panna, millest kõikidel kasu oleks. Et selline protestivaim ja järelevalve on hea, aga kohati tundub, et seal on mingi sein ette tulnud, et kõik ütlevadki, et mina oma aknas seda tuulikut näha ei taha ja siis kuhu, meil ei olegi Eestis seda tuulikut, eks ju põhimõtteliselt mitte kuskile panna. Kui nüüd ma püüan enda jaoks kogu seda juttu ühte lausesse panna, siis sellise ühise huvi defineerimine on esimene samm sellele, et nii-öelda seda nii-öelda siis selle enesele kasu tekitamist hõlpsamaks teha läbi investeerimistegevuse või siis läbi konkreetse nii-öelda kogukondliku probleemi lahendamise. See ühishuvi defineerimine vastus küsimusele, mida ma tahan, või mida me tahame, eks. Ja mitte siis esimesel, vaid just nimelt selle esimese poolt teisele maha müümine, et mida me tahame, et on võib-olla see kõige olulisem küsimus. No eks see toimub pidevalt ükskõik mis tasandil, ka riigi tasandil kogu aeg defineerime, milline on Eesti seadusandlus, milline on meie ühine huvi, samamoodi ka kogukonna tasandil. Ja kui kogukonna organiseerumisest rääkida, eks ole, et siis need asjad, mida ma alguses mainisin, eks ole, et autonoomsus, et tõepoolest, et ei olegi mitte keegi teine, kes küsib, kuhu me selle tuuliku paneme, vaid oleme meie, kes otsustavad, et nüüd me tahame sellist tehnoloogiat, me tahame seda sinna, me tahame nii palju investeerida, seda teha nii mastaapselt, et need on sellised baasilised sotsiaalpsühholoogilised funktsioonid, mis kohe muudavad selle protsessi teistsuguseks, eks ole, see ei ole kellegi teise oma, vaid see on meie oma. Ja selle tõttu see küsimus, et kas me kõik teeme midagi oma backyardis, eks ole, ja ilma et kellelegi see kuidagi halb oleks. Daamid ja härrad, mida me tahame ja kes meie oleme või kes meie oleme, on alustavad küsimused kasu defineerimisel. Need olid rohevälgu jutud täna, järgmisel korral uued jutud. Tänan vaatamast.